Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Oleme äsja selja taha jätnud ühe sajandi ja astunud järgmise lävepakule. Ja mõeldes teile, otsustasime, et oleks vaja saadet, mis tegeleb tõendusmaterjaliga. Kas on tõendeid, mis toetavad loomist? Kas on tõendeid, mis toetavad evolutsiooni? Meil on kavas laiaulatuslik programm, mis peaks teid tutvustama 21. sajandi teaduse mõistetega. Teadusega, millel on oma sõna sekka öelda selles, missugune nägi välja maailm alguses. Ja me uurime tõendeid sellest, missugune planeet maa alguses oli. Kas me teame, missugune? Peale selle, kas piiblis kirjutatu on elujõuline? Me räägime küsimustest, mis esitab meile elu ise. Igaüks meie vaatajatest, ja see saade on valminud mõeldes teile, igaüks meie vaatajaskonnast mõtleb hetkel 4 küsimusele. Neid nimetatakse elu 4 suureks küsimuseks. Iga koolilaps, vanaema ja kõik, kes jäävad nimetatud 2 kategooria vahele. Selle sajandi mõttetargad, meie põlvkonna parimate ülikoolide professorid, juurdlevad ühel või teisel viisil elu 4 suure küsimuse üle. Teiegi olete neid küsinud. Ja kõik, mida ma selles saates räägin, paneb teid mõtisklema nende elu 4 suure küsimuse üle. See on paratamatu. Geneetikud tunnustavad täna, et põhjus, miks kõik inimesed igas kliimavööndis paratamatult neid küsimusi esitavad, on, et me oleme geneetiliselt nii programmeeritud ja see on miski, mis teebki inimesest inimese ja teist just selle, kes teie olete. Need 4 küsimust on, kes ma olen? Kes olete teie? Kui me räägime vastuoludest loomise ja evolutsiooni vahel, üleloomuliku ja ilmaliku vahel tekib küsimus. Kas ma peaksin toetama seda praeguse ajastu ebateadust ja propagandat, millega inimeste mõistusi on pommitatud terve möödunud sajandi ja mida uue hooga jätkatakse sel aastatuhandel? Peaksin ma seda pooldama? Kuidas mõjutab see minu enesehinnangut? Kes ma olen? Kes olete teie? Teiseks, kellest ma põlvnen? Elu päritolu. Kuidas ma siia sattusin? 3. suur küsimus, millega maadlevad filosoofid, mõttetargad, koolilapsed, vanaemad ja vanemad on, mis on mu eesmärk siin? Ja viimane küsimus, kuhu ma lähen? Kõikide põlvkondade jooksul on iga inimene küsinud, kes ma olen, kust ma tulen, mis on mu eesmärk, kuhu ma lähen. Saates Loomine 21. sajandil räägime teaduslikest ja piibellikest tõenditest, ajaloolistest ja laboratoorsetest tõestusmaterjalidest, mis loodetavasti aitavad teil paremini mõista, kes te olete, kust te olete pärit, mis on teie eesmärk ja lõpuks, keda te kohtate igavikus. Mul on hea meel, et te vaatate meid täna. Lubage, et annan teile lühiülevaate teemadest. Selle telesaadete seeria jooksul käsitleme me eraldi ja põhjalikult kõiki 4 nimetatud teemavaldkonda. Näiteks, see siin on spetsiaalne gloobus, mille valmistaja on tuntud kunstnik Robert Summers Glen Rose'ist Texase osariigis. Selle saate jaoks tuli ta välja selle maakera ideega ja konstrueeris selle, kavandades siia suure, noaaegse, veeuputuse eelse Pangaea mandri. Loomise algusest püsis see manner 1700 aastat tervikuna nii. Geofüüsikud on teinud kindlaks, missugune oli selle siseehitus. Rääkides veeuputuse eelsest maailmast, vaatame, kuidas Iobi 38. peatükk sobib kokku tõlgendusega maal algselt valitsenud harmooniast. Nii on meil siis kavas saade teemal maailm oma algsel kujul. Ja me uurime ka tõestusmaterjali, teaduslikke tõendeid, paleontoloogilisi tõendeid kriidiajastu lubjakivis. Lisaks lubjakivi tõenditele räägime me dinosauruste jalajälgedest. Olen ise juhtinud pisut vähem kui 500 dinosauruse jalajälje väljakaevamisi. Enamust neis Glen Rose'is Texases, Puloxi jõe ääres. Akadeemikute hämmastuseks oleme kaevanud välja seeria inimese jalajälgi.
mis asuvad dinosauruste jalajälgede sees ja kõrvuti nendega. Tõendeid on tänaseks tohutult. Akadeemikud kutsuvad meid esinema üle kogu maakera. Hiljaaegu tegi üks tuntud muuseum mulle ettepaneku teha näitusesemetest, mis kinnitavad ilmseid andmeid sellest, et inimesed ja dinosaurused elasid samaaegselt. Meie järgmistes saadetes vaatleme ja räägime teile põhjalikumalt ka neist eksponaatidest. Samuti esemetest, mida toome stuudiosse, näitamaks teile seeriate viisi eksponaate, mis 21. sajandil tõepoolest kinnitavad loomise ajaloolisust. Selle kassi jälje leidja on Burdick. Selle jälje on jätnud väga suur kass, kelle õlakõrgus on umbes 180 sentimeetrit ja kalju, kus need jalajäljed leiti, see kaljutükk siin ja kalju, kus olid kassi jalajäljed, on Kriidi ajastust. See tähendab sama kalju, millest leiti mõned dinosauruse jäänuseid. Kas on võimalik, et inimesed ja dinosaurused elasid samaaegselt koos teiste kõrgelt arenenud imetajatega? On see võimalik? Vaadake seda eksponaati siin. Uurime seda põhjalikumalt meie hilisemates saadetes. Ka see on sama Kriidi ajastu kaljutüki sees, mille vanuseks geoloogid annavad 140 miljonit aastat. Te peate mõistma, et ajastute pikkused on vaid kokkuleppeliselt nimetatud arvud. Mingit lõplikku, määravat, täpset teaduslikku tehnikat, mis võimaldaks täpselt kindlaks teha ükskõik, millise kalju vanuse, ei ole. Kõik ajastud määratakse radiomeetriliste mõõtmistega. Ja te võite saada just sellise tulemuse, mida ise soovite, kui te teate, mida tahate sellega saavutada. Aga see ei ole teadus. Loomine ja teadus või 21. sajandi teadus loomisest määratleb end teadusena, mis pakub laboratoorseid tõestusi, mida saab reprodutseerida ehk taasluua. Näiteks on mind sageli kutsutud esinema avalikkuse ette, meediasse. Peaaegu 2000 korral on ühel või teisel viisil ajakirjanduses mõnes raadio- või teleprogrammis tutvustatud väljakaevamisi, mida olen juhtinud. Meedia on infot sellest edastanud pea 2000 korral. Niisiis see, mida meil on öelda või see, mida me kaevame välja, samuti meetodid, mida me 21. sajandil kasutame, selgitamaks loomist, on ka avalikkusele tuntud. Meil ei tarvitse midagi varjata. Pöördume tagasi selle eksponaadi juurde. Tervikuna sellest räägime hiljem. See ese asub Kriidi ajastu kaljutükis, mille vanuseks evolutsionistid annavad 140 miljonit aastat. Kuid see riist, olles Kriidi ajastu kaljutükis, on ilmselgelt inimese kätetöö. See on haamer. Ühes hilisemas saates annan ma teile ka täpse metallilise koostise, sest meil on sellest keemilised analüüsid. Täna ei suudeta taolist eksponaati järgi teha isegi planeedi Maa parimas füüsikalaboratooriumis. Tahan teile tutvustada seda, millest hakkame rääkima meie telesaadete sarjas. Meid on sageli püütud panna uskuma propagandat, et kivististe tekkeks kulus väga kaua aega. Aga meil on siin kivistunud meduus, fossiil, Oklahomast. Selleks, et selle meduusi komponendid võisid kivistuda, hiljem näitan ma teile lähemalt mõlemat külge. Selleks, et selle meduusi komponendid võisid kivistuda, pidi see materjal muutuma kõvaks või vedelaks väga kiiresti. That material had to solidify or lithify very rapidly. Niisiis, loomine või 21. sajandi teadus loomisest vaatleb fakte sellistena, nagu need tegelikult on, ega tegele propagandaga, mis püüdis meid allutada möödunud sajandil. Siin on, suudan vaevu oodata saadet, millest ma teile neist põhjalikumalt rääkida saan. Siin on 2 matmiskivi Peruust. Inkad, Natsad ja Tiahuanaco hõimud 6. sajandil peale Kristust ja mõned sajandid hiljem panid oma pealikutele hauda kaasa matmiskive. Need kivid tähistasid mõnda väljapaistvat kangelastegu. Võite näha siin episoodi ühe suursugu indiaanlase elust, kus keegi mees sõidab Triceratops dinosauruse seljas. Siin aga üks teine suur taimetoiduline dinosaurus sarnaneb Diplocalase või Pluriquevelesiga, keda toidetakse samas, kui üks mees ta seljas ratsutab.
Räägin hiljem ka põhjalikumalt sellistest detailidest nagu soomuste mustrid ja nahavoldid, millele paleontoloogid pole osanud tähelepanu pöörata. Me räägime tõelisest dinosauruse nahast. See nahk on Lõuna-Ameerikast. Ehtne ankylosauruse nahk peente mustrite ja mügaratega. Ja kui see ankylosaurus, kes paistis olevat küllalt ohtlik ja agressiivne elukas, suure nuiamoodi sabaga, kui selle ankylosauruse kehale on loodud taolised peened mustrid, nagu näide loomise ilust ja kooskõlast, siis peaks järelikult kogu loodu kehastama algse loomingu kooskõla ja tasakaalu. 21. sajandi loomisteadus püüab uurida ja teadvustada inimestele, et algne looming oligi nimelt selline, loodud täpselt tasakaalustatuna, kooskõla valitsemas kõiges. Kuid meil on üks probleem. Inimese ellu tuli patt. Seetõttu esindavad tegelikult need mõned leitud esemed inimesi, kes langesid ülemaailmse veeuputuse ohvriks. Is a representation of individuals who got caught in a global flood. I'll give a Räägin ühes saates ka veeuputusest ja noalaevast. Kuidas on lood selle tõenäosuse ja võimalikkusega teaduslikust aspektist lähtudes? Nüüd aga üks väike soovitus. Meenutagem, et see saade on teoks saanud, mõeldes teile. Arvan, et oleks kena, kui kirjutaksite Paul ja Jan Crouchile ja tänaksite neid selle eest. Öelge, et te hindate taolisi saateid. Kui te peate oluliseks seda panust enda ja oma pereliikmete ellu, võite kirjutada meie saatesse Loomine 21. sajandil. Postkast 2452, Tallinn 13602. Kordan, Loomine 21. sajandil, postkast 2452, Tallinn 13602. Öelge, kas teile meeldivad need saated. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Live TV telekanalil. Ja nüüd taas meie saate peateema juurde. Kas tõesti leidis aset ülemaailmne veeuputus? Siin on jälg, mille leidjaks oli Burdick. Inimese jalajälg, millest ma hiljem põhjalikumalt räägin. Te näete siin suurt varvast, teist, kolmandat, neljandat ja väikest varvast. Näete pöiakühmu, jalaristivõlvi ja pikiõlvi, kannaluu piirkonda. See jälg on jäetud Glenrose'i lähedale. Me kaevasime välja 7 nii suurt inimese jalajälge, 35 sentimeetrit pikad. 7 sellistes mõõtmetes jalajälge selles lubjakivis. See lubjakivi lade saab alguse Austini lähedal, Texase keskosas, läbib Glenrose'i ja ulatub Ameerika Ühendriikide idakaldani, 2500 kilomeetri kaugusele. Kerkib taas nähtavale Doveri valgete kaljudena Euroopas ja ilmub taas nähtavale Põhja-Etioopias. Sama lubjakivi lade, milles asub see kord veega üleujutatud jälgede seeria, kulgeb läbi 3 kontinendi. Me räägime ülemaailmsest veeuputusest. Veeuputusest ülemaailmsetes mõõtmetes. On olnud vaid üks ülemaailmne veeuputus ja see juhtus noapäevil. Karistus, mille inimkond oli ära teeninud. Meie ringvaade jätkub selle eksponaadiga siin, mis leiti kivisööst 1912. aastal. Frank Kennard leidis selle poti või kopsiku ühe suure kivisöö kamaka seest. Purustanud tüki suure sepahaamriga, avastas ta sealt selle poti või topsiku. Hiljem räägime ka selle metallilisest koostisest. Ja ma mainisin, et meduus võib lahustuda või kivistuda väga kiiresti. Meil on siin laual üks tõeline säärane kivistis. Ja siin võite näha üht ehtsat inimeksponaati. See on jalg, sääreluu, liiges, kand. Inimese jalg, mis on kivistunud, saapa sees. Me oleme kindlaks teinud saapa valmistaja. Firma, kes selle tegi, asub Odessas, Põhja-Texases. 1950. aastatel. Nii et kui kivistumine võtab aega sadu ja tuhandeid aastaid, tekib siinkohal tõeline probleem. See on kivistunud inimjala osa.
millel on näha isegi pisut nahka. Vastavalt haiglas tehtud spiraalsele kompuutertomograafia analüüsile nahatükist, mis muutub vedelaks raskuse tõttu. Me ei tea, kuidas see inimene elu kaotas. Võib-olla kukkus alla lennukist või naftapuurtornilt, igastahes toppis ta enne oma jala sellesse saapasse. Ja meil on selle kivistunud jäänused. See on ehtne. Ja lastele sellised asjad meeldivad. Ja muuseas, ma loodan, et te kutsute kogu oma pere neid saateid vaatama. Loomine 21. sajandil on teaduslik ja piibellik lähenemine. Teie pastoril on tarvis neid saateid näha. Kui te tunnete mõnda akadeemikut, filosoofia doktorit, keda huvitavad vaidlused teemal, kas leidub teaduslikku tunnistusmaterjali loomisest, peaks te teadma, et leidub küll. Kas piiblimaterjal on elujõuline ka teaduslikust seisukohast? Kutsuge oma teadlastest tuttavad seda saadet vaatama. Kui ma püüan edastada seda materjali nii, et kogu teie pere võiks aru saada ja neid tõdesid hinnata, me kõik soovime teada tõde. Ja on tõsi, et selles kriidiajastu kaljus on inimese käejälg. Ja täiesti hämmastav käejälg. Ma lasin sellest teha spiraalse kompuuterdemograafia skaneeringu. Nad leidsid, et surve oli suunatud alla ja ettepoole. Surve oli peopesa all ja suunatud jälje põhja ja sõrmede all, aga mitte ülal, selles piirkonnas. See on pöidlajälg, see on vasaku käejälg. Siit lähedalt vaadates võin näha pöidlajälge, siin on nimetissõrme ja pöidla vaheline nahk. Keskmise sõrme juures on midagi väga erilist. Meie töömees valas sellest vormi, tegi lateksvormi ja valas segu jäljele, et ta võiks meile sellest koopia teha. Sest me toome harva originaale avalikkuse ette, ainult sellistel kordadel nagu praegu. Ainult teie perele, kes neid saateid vaatab. Kuid, kui meie meister valas sellesse lateksvormi lahuse ja võttis pärast kõvaks muutunud vormi välja, oli tal käejäljest peegelpildis koopia. Tal oli see käsi ja ta oli hämmastuses. See isik, olles jäänud noalaevast maha ja surnud veeuputuses, jättes oma käejälje, oli torganud oma käe mudasse nii, et salvestus ka sõrme ots, mis jättis nii põhjaliku jälje, et isegi sõrme küüs oli säilinud ja valatud vormis tervenisti näha. Pole kahtlust, et tegemist on inimkäe jäljega. Vastavalt evolutsionistlikule ajaarvamisele on selle kalju vanus umbes 105 miljonit aastat. Kuid selle teooria põhjal ei arenenud inimene isegi kõige algelisemal kujul enne 2,5 miljonit aastat. Kellelgi tekib siin tõeline probleem. Nende saadete eesmärk on edastada teile tõde. Hiljem tutvustan ma seda eksponaati teile detailsemalt. See on täiesti rabav. See on meisterileid. Selle leidsid insener William Meister ja ta abikaasa 1968. aasta 1. juunil. Hiljem, mõne aja eest, annetati see Creation Evidence'i muuseumile, mille esindajaks, direktoriks ja asutajaks ma olen. See on trilobiit. Ühes tulevases saates näitan teile, kuhu paigutab trilobiidid evolutsionistlik maailmavaade. Siin on trilobiit ja see trilobiit on lömastatud inimsandaali kannajäljesse. Selle pinnavormides, kui ta välja võeti, on näha kulunud inimsandaali jälgi. Inimsandaali õmblusi. Siin on üks teine trilobiit, kõvasti kinni jäänud varba lähedale, varbalüli piirkonda, kõrvuti trilobiidiga, mis oli kanna juures. Vastavalt evolutsiooniteooriale savikilt, millest see leiti, arvatakse kuuluvat paleossoikumi aegkonda, umbes 600 miljonit aastat tagasi. Varasesse
kambriumi ajastusse. Vastavalt evolutsiooniteooriale, mis peaks kajastama looduse arengut geoloogilise ajaarvamise järgi. Üks hetk. Siin on meil eluvorm, mis arvatakse olevat 600 miljonit aastat vana, settinud ja lömastatud äärmiselt moodsa eluvormi poolt, mis on nii värske, et see sandaali jäljes on näha ka õmblust. See tähendab, et siin ei näe te tavalist evolutsioonilist ajajärjestust. Te näete looma, kes arvatavasti on pärit 600 miljoni aasta tagusest ajast. Ja inimkonda, keda arvatakse olevat tekkinud üsna hiljuti, elamas samaaegselt koos. Nii et kõik geoloogilised ajastud leidsid aset ühel ajal, ülemaailmse veeuputuse päevil. Jätkamaks oma ringvaadet järele jäänud hetkedel, lubage mul tutvustada, millest meil veel juttu tuleb. Me räägime teaduslikest ja piibellikest uuringutest universumi looja kohta. Kas me saame kindlaks teha, kes ta on? Meil on sellest eraldi saade. Ja samuti räägime me erinevatest loomist puudutavatest mõistetest, erinevatest teooriatest, mis puudutavad loomist või looduse loomist. Meil tuleb põnev aeg vesteldes neist teemadest. Ja edasi räägime kooskõlast, mis valitses algselt pärast loomist. Selle plakati maalis üks meie sõpru. Ja see plakat kujutab maa-alust vett, koopaid ja veeelu meredes. Harmoonilist ja tasakaalustatud elu. Siin näeme mõõkvaalu ja plesiosauruseid elamas koos delfiinide ja troopiliste kaladega. See näitab, et algselt, vahetult pärast loomist, oli kõik suurepärases kooskõlas. Mitte ainult kõik maismaaloomad, linnud, suured kassid, elevandid ja kaelkirjakud, vaid siin näeme ka pterodaktylast lendamas. Me leiame tõendeid tõeliselt võimsatest olenditest, dinosaurustest, elamas samaaegselt koos ülejäänud looduga. Just selline oli loodus päris alguses. Samas leiame harmoonia ka taevastes. Meil tuleb juttu sellest, et päikesesüsteemi taevakehade pöörlemisse ja vahemaadesse on salvestatud muusikaline kooskõla. Me veedame teiega põnevalt aega neist teemadest vesteldes. Eriliselt suur heameel on mul teile teatada, et räägime ka dinosaurustest. Dinosaurustest tuleb terve saade. Ja kui meie vaatajate hulgas leidub lapsi, ma kaevan välja dinosauruseid, sõna otseses mõttes. Mul on olnud õnn olla seni suurima Acrocanthosauruse liiki sauruse avastajaks. Acrocanthosaurus tähendab kõrge selgrooga sisalik. Ja ta oli Tyrannosauruse Rexi onupoeg. Ainult tal olid selgroo küljes ülespidised ogad. Niisiis on mul au olnud avastada ja juhtida suurima seni avastatud sellist liiki olendi väljakaevamisi. Samuti on mul olnud eesõigus olla seni suurima leitud Stegosauruse avastajaks. Me analüüsime alles selgroluid ja võimalik, et üks teine suur pikakaelaline rohusööja hiigelsaurus uhuti välja koos temaga, sest me leidsime sellel settealal väljakaevamisi tehes märke 7 erinevast loomast. Räägin sellest pikemalt saatest, kus vaatleme dinosaurusi ja kivistisi. Kuid me leidsime nende dinosauruste väljakaevamisel selles kõrvalises paigas ühe kaljukihtide seeria, vaheldumisi saviga. Ja savikihist leidsimegi me kõik need 7 looma. Allosauruse luud, krokodilliluud, umbes lambasuuruse dinosauruse luud ja umbes hirvesuuruse dinosauruse luud. Sellesse paika juhatas mind üks vanaema oma 11-aastase tütrega. Tegelikult oli ta lapselaps leidnud mõned pisitillukesed tükid lähedal asuvast nõost. Ma palusin tal kaasa tulla ja et aidata mul leida dinosaurust. Ta küsis, mida ma tegema pean? Vastasin, sina alusta siit. Näitasin talle umbes minu sõrme suurust pisikest luud ja ütlesin, see on dinosauruse luu, Chandra.
aita mul leida veel mõned. Võib-olla leiame siit mõned tõelised dinosauruse. Nii ta kaevas pisut, läks siis vanaema juurde, vaatas seejärel väikesi tükke nõos, tuli siis tagasi üles minu juurde ja ma ütlesin, aita mind, me võime tõepoolest leida dinosauruse. Ma läksin temast pisut eemale kaljujärsaku juurde ja hakkasin kaevama savikihis. Ja umbes 2 minuti pärast toksasin vastu luu otsa. See oli väga suur, nii ma töötasin väga hoolikalt. Kaevamise all ei mõtle ma seda, et me kasutame kirkasid ja kühvleid. Ma kasutasin väikest kepikest ja pintslit. Ja tolle väikese pulgaga lõin ma vastu seda luu otsa. Ja kui ma eemaldasin savitükid, paistis ta järjest suuremana. Võttis aega 5 päeva, et see üks luu välja kaevata. Õigemini, et seda paljastada. Luu väljakaevamine võttis 2 aastat. 5 päeva, et see tervelt nähtavale tulla. See osutus 1 meetri 56 sentimeetri pikkuseks. Tuli välja ka palju muid luid, mis olid samuti ihutud sinna. See viitab veeuputusele. Niisiis jõudsime taas ülemaailmse veeuputuseni. Dinosaurused on väga põnevad. Meil on ka eraldi telesaade Tyrannosaurustest ja dinosaurustest. Mulle meeldib see elukas. Aga nüüd olge ettevaatlikud. Sa oled sõprade hulgas. Kas dinosaurused olid liha- või taimetoidulised? Me räägime ka sellest. Kuidas sobisid dinosaurused algse loomismudeliga? Kas on tõendeid, et mõned dinosauruste järeltulijad elavad ka täna? Ma räägin teile ka, kuidas ma juhtisin 3 teaduslikku uurimisretke Papua Uus-Guinea džunglites elavate dinosauruste leidmiseks. Ja muide, enne kui me lõpetame täna oma saate, kirjutage Live TV-le. Kui teile meeldib see saade, kui te soovite näha oma kodus saateid sellistest tõenditest, siis kirjutage Loomine 21. sajandil. Postkast 2452 Tallinn 13602 Eesti. Öelge, et te hindate niisugusi saateid. Ma loodan, et te olete täna palju huvitavat teada saanud ja loodan, et te võtate vastu need tõed, mida leiate saatest. Loomine 21. sajandil. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Live TV telekanalil. Saade on dubleeritud Live TV poolt 2003. aastal.